Töö õigusvaldkonnas võib mõnikord olla toredaid üllatusi pakkuv. Kas teadsid, et masterclassi eelmise 2024-2025 hooaja võitis esimese kursuse õigustudeng? Sama üllatavad on kolleegid meie büroos, kelle seast leiab nii tipptasemel kurlingumängija, triatlonisti, mitmeid padelimängijaid, koorilaulijaid ja Kilimanjaro vallutaja. Pane end masterclassis proovile ja üllata nii ennast kui ka meid. Seega ongi aeg asuda lahendama tänast kaasust. Tere Tarmo, aitäh, et leidsid aja vastuvõtule tulla, aga räägi, millest siis mure alguse sai, mis on pöördumise põhjus? Eks ma siin olen eluaeg palgatööline olnud ja siis mõtlesin, et siin Eestis enam ei saa nagu selle palgatööga läbi, ei tule, ei pea välja. Ja kõik räägivad ju kogu aeg elukestvast õppest, finantsvabadusest. Ma ka siis kuulasin, vaatasin, et tahaks ka nii, et iseenda asjadest otsustada ja raha eest ise otsustada, aga finantsi ei olnud võimalust. Aga siis ma kuulsin seaduse muudatusest, et nüüd on võimalik siis OÜ luua nii, et osakapital on 1 sent. Siis ma vaatasin, et see ongi minu võimalus. Ja nii siis 1 sent minu osakapitaliks saigi. Ja see võimalus on tõesti seaduses nüüd olemas, aga mis see täpsem äriplaan teil oli? Ma olen tegelenud terve elu masinatega ja siis mõtlesin, kannapööret ei hakka tegema, ja kliimavärki ma tean juba 10 aastat ja siis saigi luua firma OÜ Värske õhk, mille siis tegevusala on kliimaseadmete edasimüük ja paigaldus. Tundub väga mõistlik asi, millega alustada, aga millest probleemid tekkisid? Tuli välja, et ikkagi äriga alustamiseks päris sellest 1 sendist ei piisa. Ja siis ma rääkisingi sõprade, tuttavatega, erinevate finantsasutustega, et raha saada, et masinaid osta. Ja siis masina ma plaanisin osta kliimamasinad OÜ-lt. Nad olid nõus, aga oli siis selline klausel, et kuna see on värskelt loodud firma, et siis ma pean ise käendama või kuidas see täpselt... et te peate isikliku käenduse andma. Ja isikliku käenduse andma. Ja mis ma siis mõtlesin, masinaid on vaja ja siis andsingi isikliku käenduse. Aga mida täpsemalt siis käendasite? On teil ülevaade sellest? Jah. Siin on mul on siin need arved on siis olemas ja see käendus, see mul on... Et siis oli käenduslepingus oli niimoodi kirjas, et mina Tarmo käendan OÜ kliimamasinad ees, OÜ Värske õhk kohustuste täitmist 3 arve osas. Siin on siis need arved on 312, esemeks 5 soojuspumpa, tükind 2000 eurot. Siin on siis arve 0,89, esemeks 2 maasoojuspumpa, tükind 5000 eurot ja siis siin on 3 on 221. Esemeks 10 ventilatsiooniseadet ja tükind 700 eurot. Et andsite isikliku käenduse nende 3 arve peale, aga mis siis edasi sai? Siis hakkasingi niimoodi tööle, et napa paigast ära, otsisin kliente, aga kuidagi tuli välja, et ei ole, et ma ei tea, kas täielik kriis või kõigil on rahad otsas, aga siis hakkasid juba tähtajad tulema. Et arved olid vaja maksta, aga minul raha ei olnud, et arvete eest korrektselt tasuda. Ja siis ma muidugi ütlesin, et mõtlesin ise ka, et alguse asi, et küll siis järgmine kuuleb paremini. Ja et saage aru, alustav see, aga siis keegi enam hästi ei uskunud mind, isegi sõbrad, kes olid mulle raha laenanud, ja mõni näiteks juba ähvardas pankrotiga, täitsa lõpp. Ja siis siis mul ainus võimalus oli, et ma pakkusin sõpradele tuttavatele, et ma annan need samad masinad praegu selleks katteks ja teen tasuta paigalduse ja siis rahuneti maha, et see deal sobis. Aga nüüd siis kliimamasinad OÜs ja saatis ikkagi nõude, et käendusleping tuleb siis täita ja maksta ära täiesti maksmata arvet siis
0,89 ja see 221. Et need olid täiesti maksmata. Selleks, jah. Aga ma muidugi mul hakkas tunduma, et ma siin uurisin, et ma vist ei peagi tegelikult seda üldse maksma. Millest te seda järeldate? Ma ei ole jurist, aga ma vaatasin nii palju, kui ma uurisin, et ma olen füüsiline isik ja seal käenduslepingus siin ei ole absoluutselt kirjas seda maksimumsummat. Ja siis see on selline käendusleping, mis mulle saadetuks on ainult minu allkirja, näete selle kliimamasina esindaja allkiri täitsa puudub. Et siis nagu, minu arust tundub, et seda käenduslepingut ei ole ju sõlmitudki, kui see on nii ühepoolne. Aga andke mulle see leping ka ja me vaatame neid dokumente kogumis ja siis ma homme saan teile vastata täpsemalt, et mis olukord on ja kelle poole ja kuidas veel pöörduda. Aga aitäh! Aitäh!